Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 12 kuni 18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Ma ütleksin, et see on väga tormiline nädal. Siin on kohe nagu täitsa seinast seina kõike. Et aga hakkame siis algusest pihta. Et meil on siin sauade 9. Sauade 9 kaart ütleb seda, et te olete kaitsepositsioonil. No kaart ise on ka selline nagu natukene selline võitleja hingega. Et võib-olla teil on olnud vaja töö juures pingutada rohkem. Võib-olla teile on laotud selga ülesandeid, mida te pole tahtnud nii hea meelega teha. Et aga see nüüd saab mööda, sellepärast et see pisike baas siin, see karikate baas, minu jaoks tähendab tema alati häid uudiseid. Ta ise on nii õnnelik ja rõõmus, ta tuleb sealt lainetest. Ta käes on karikas, mis on ääreni täis. Et minu jaoks tähendab tema alati häid uudiseid. Ja järgmine kaart on meil sauade 6 ja sauade 6 on võidupärjaga. Tema ütleb seda, et te olete tublilt teinud tööd ja te olete preemiat väärt. Et teie vaeva märgatakse, inimesed hindavad teie panust ja te kas saate töö juures kiita või mis iganes selline positiivne emotsioon. Või te olete ise oma töö tegemisega või oma eluga või oma saavutustega nagu väga rahul. Et see on selline rahul olemine ja teenitult rahul olema, mitte see, et ma ei tea, mis on ja et ma pole nagu midagi teinudki, aga nüüd siin ajan nina püsti. Et see ei ole see kaart, see on nagu teenitud see, et ma võingi nina püsti ajada, võin uhkust tunda enda saavutatu üle ja tundke siis uhkust enda saavutatu üle. No vot see järgmine kaart siin on nüüd selline kaart, et see on kohe päris kole kaart. Kui ma vaatan, siis siin üks mees lamab ja tal on kohe mõõgad selga löödud. Tegelikult tähendab see seda, et nüüd on aeg puhata. Et peale sellist töö tegemist ja võidujoovastust võtke aeg maha, võtke see 1 päev puhkuseks, sest järgmisel päeval te särate endises ilus, et olete välja puhanud, särate ja tunnete elust rõõmu. Siis edasi tuleb siin meil müntide kuningas ja müntide kuningas ütleb seda, et tema on üldiselt selline jõukas mees. Müntide kuningas on jõukas mees, aga tema ei larista nagu vasakule paremale. Tema mõtleb oma kulutused läbi. Temal on eelarve paigas. Tema teab, mida temal vaja, tema kulutab sinna ja tema ei tee emotsiooni oste. Et aga ta ei ole ka väga kitsi kuningas, et ta nüüd nagu üldse raha välja ei anna. Siis hoidke oma rahaasjad kontrolli all. Ja viimane kaart minu jaoks tähendab nagu reisi. Et võib-olla on teil mõni väljasõit plaanis nädala lõpu poole. Olete tööd rabanud, olete puhanud, olete saanud särada, rahaasjad on teil korras. Miks siis mitte minna kuskile vahepeal? Ma ei tea, nautige seda talve, mis meil ootamatult tuli, ega meil igal aastal ju polegi lund ega talve. Tehke mingi väike väljasõit kusagile, võtke pere kaasa. Minge vaadake ilusaid kohti, loodus on praegu imeline. Kellele talv meeldib, see võib nautida siin lõpmatuseni. Ja võib-olla on veel jõulukaunistusedki kusagil väljas, et te saate neidki vaadata, kui te pole varem käinud ja näinud. Et väga palju ilusaid kohti on, mida külastada. Nii, aga ma olen teile võtnud selleks nädalaks ühe lisakaardi enda karma
tervenduse kaardipakist ja vaatame, mis kaart teile siis selleks nädalaks tuli. Mis te saite endale? Ahaa. Teie tänane tegevus loob teie homse teravuse. Et tehke sellised valikud, põhimõtteliselt tehke sellised valikud, mis teid nagu tõstavad kõrgele. Et mille varal te saate nagu tulevikus, tehke targad valikud, saate tulevikus võib-olla sellest kasu lõigata oma tänastest valikutest. Et see on nagu meie Eesti vanasõna ütleb, et mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Et olge siis targad ja tehke oma targad valikud. Aga aitäh teile! Ja kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal!